Tere! Mina olen Tähehaljas. Täna vaatame tagasi aastale 2025, kus tuuled, jõed ja tähed rääkisid oma lugusid. Loodus meenutas tarkust ja näitas, kuidas elu sel aastal voolas. Kord aasta alguses, kui taevas oli veel talvine ja kirgas, ärkas maailm uue teadvuse lainel. Maa hingas sügavalt sisse, justkui kuulaks midagi, mis tuleb kaugemalt kui ükski tuulehoog. Taeva all virvendas valgus, pehme, aga tungiv, nagu kutse. Kuskil maa sees vibreeris vana rütm, mis tahtis ärgata ja kõik elusolendid, olgu nad suured või tillukesed, tundsid seda ärkamist oma südame lihases. See polnud vali ega dramaatiline, pigem nagu ukse vaikne avamine. Midagi uuemat, julgemat, ausamat tuli lähemale ja vana, mis oli enda ammendanud, hakkas oma raskust vaikselt maha heitma. Ja nii algaski rännak läbi 7 suure teema, millest igaüks tõi esile ühe tüki tõest, ühe sammukese tagasi iseenda poole. Vabanemise tuuled ja vanenenud radade murdumine. Sellel aastal liikus maastik üle tugevate puhastavate tuulte. Need ei olnud lihtsalt tuuled, need olid vanade mustrite puhastajad. Nad liikusid üle orgude ja mägede, tõstes üles tolmu, mida keegi polnud julgenud puudutada. Nad raputasid maha sidemeid, mis olid muutunud koormaks. Nad murdsid tee äärest oksad, mis ei jaksanud enam vilja kanda. Loomad jälgisid seda kõike ettevaatlikult. Puud krigisesid, aga lasid vabatahtlikult lahti selle, mis enam ei teeninud. Jõed vahetasid oma voogu, puhastasid põhjamuda ja avasid uued läbipääsud. See aasta tõi väga selgelt esile. Kõik, mis seisma jäänud, pidi liikuma. Kõik, mis oli tardunud, pidi sulama. Ja mis oli valale rajale kulgenud, pidi tagasi pöördama õigesse rütmi. Ja nõnda kõneles loodus oma tarkust. Muutus ei ole ähvardus, vaid kutse liikuda sinna, kus elu saab jälle vabamalt voolata. Suhete jõed ja piirid. Suhete jõed voolasid üle maa, vahel kihutades, vahel rahulikult liigutades oma voogu. Tähed ja tuuled jälgisid, kuidas sillad kerkivad ja vajuvad, kuidas voolud põrkuvad ja sulanduvad. Kõik olendid, olgu siis metsloomad, linnud, tuuled või taevatähed, pidid õppima, millal peatuda ja millal vooluga kaasa minna. Sel aastal tuli kõigil tunda oma piire, otsustada, kus seista kindlalt ja kust lasta teistel voolata. Loomad õppisid jagama territooriumi, tuuled õppisid vaikima, kui oli vaja rahu ja tähed näitasid suunda, kuidas tasakaalu hoida. Iga konflikt ja iga vaidlus kandis edasi sõnumit, puhastas suhteid ja tõi selgust. Ja nõnda kõneles loodus oma tarkust. Suhete saladus peitub oskuses seista kindlalt oma kaldal, ilma teist kinni hoidmata. Kodused koopad ja perekindlused. Kodu ja pere tõusid aasta jooksul esiplaanile nagu turvalised mäekünkad ja rahulikud jõekallastel asuvad koopad. Metsalilled ja ojad hoolitsesid, et iga pesa oleks kindel ja soe. Mõned alustasid uut ehitust, teised lõpetasid vana, kuid kõik tundsid vajadust luua koht, kuhu hing saaks alati tagasi pöörduda. Pere, olgu siis metsade olendid või taevatähed, jagasid hoolt ja vastutust, õppides üksteise vajadusi märkama ja austama. Paljud tundsid soovi rajada uus pesa, parandada vana või ümber kujundada kodu nii, et seal oleks piisavalt ruumi kasvamiseks, õppimiseks ja armastamiseks. Iga pesa ja kodu sai sümboliks turvalisusest ja kindlusest, mis lubas julgelt edasi liikuda. Ja nõnda kõneles loodus oma tarkust. Turvalisus ja kodu ei tähenda pelgalt seinu ja katust, vaid hoolimist, jagamist ja ruumi armastusele, mis kannab meid edasi. Mõttevool ja infolained. Võimsad infolained tulid mägede tagant ja vallutasid kõik korud. Tuul puhusid eid, tähed sosistasid vihjeid ja metsloomad imestasid, kuidas kogu info seguneb ja liigub kiirelt. Mõtted läksid kiireks, vahel segaseks,
kuid igaüks otsis uusi teadmisi ja arusaamu. Õpetused voolasid tuulehoogudena, ideed liikusid nagu jõed läbi orgude ja tasandike. Sel aastal tuli õppida kiiret otsustamist, info filtreerimist ja valikute tegemist, mis tõid reaalse kasu ja sügavama arusaama. Iga uus arusaam avas uue tee ja lõi lootuse, mis oli värskem kui hommikune udu. Metsloomad tantsisid uute ideede laineharjadel, linnud laulsid teadmiste meloodiaid ja tähed kirjutasid lugusid, mis õpetasid mõistma elu kiiret rütmi ja selle ilu. Ja nõnda kõneles loodus oma tarkust. Teadmiste ja ideede vool on kingitus, mis avab südame ja meeled, et liikuda targemalt ja julgemalt. Raharattad ja stabiilsuse kivid. Raharattad keerasid ootamatult, mõned kivid veeresid mäest alla, teised kerkisid kindlalt oma kohale. Mets ja linn õppisid hindama tõelist väärtust, mis toidab hinge ja mis on vaid koormav raskus. Mõned šokeerivad pöörded muutsid radu, teised avasid saladuslikke võimalusi. Inimesed ja olendid pidid otsustama, milliseid vanu harjumusi, kulutusi või tegevusi hoida ja millest loobuda. Lihtsuse valimine ei olnud alati kerge, kuid see tõi rahu ja uue selguse. Sel aastal mõistsid kõik, et stabiilsus ei tulene üksnes vana hoidmisest, vaid ka julgetest otsustest, uuendustest ja teadlikest valikutest. Ja nõnda kõneles loodus oma tarkust. Rahalised ja materiaalsed tuuled näitasid, et väärtus sünnib teadlikust valikust ja julgusest liikuda uue rütmi poole. Väsimuse meri ja puhastumise jõgi. Väsimus meres lainetas, segades ujujate radu. Puhastumise jõgi voolas üle kivide ja ranna, eemaldades üleliigse ja õpetades ütlema ei. Igaüks, kes meres ujus, tundis vajadust puhastada oma rutiini ja hinge, et taas tugevamana edasi liikuda. Ajaliselt venivad kohustused ja segased olukorrad olid nagu tormituuled, mis õpetasid, kuidas end kaitsta, kuidas puhata ja targalt valida, milliseid radu järgida. Need, kes julgesid astuda rahuliku puhastuse jõkke, leidsid uue energia ja selguse, mis toetas järgmisi samme aasta jooksul. Ja nõnda kõneles loodus oma tarkust. Puhastus ja rahu sünnivad julgusest lasta lahti, valida oma rada ja hoida hinge selgena, et liikuda vabamalt ja kindlamalt. Radade muutused ja uue suuna otsimine. Ühel kaugel orul ja mäetipul vilkusid valgusvihud, näidates, kus radu tuleb muuta ja millal julged sammud astuda. Jõed voolasid mööda uut kurssi, puud painutasid õrnalt oksi, tehes ruumi, et päikesekiired jõuaksid maapinnani ja tuuled puhastasid metsade vaikusest vanad lehed. Sel aastal tuli kõigil õppida julgesti liikuma oma rada pidi. Mõned lahkusid vanadest radadest, teised jälgisid, kuhu valgus ja vool juhatavad. Iga samm, mis järgnes südamele ja looduse voolule, tõi rahu ja kindluse, mida ei kõiguta tuul ega torm. Ja nõnda kõneles loodus oma tarkust. Julge liikuda mööda teid, mida valgus ja vool näitavad, et leida tasakaal, rahu ja uus algus. Nii möödus aasta 2025, täis vabanemise tuuli, voolavaid jõgesid, uusi kodusid, mõtteid, raharattaid, puhastumise jõgesid ja valgusvihkude radu. Iga puu, iga jõgi, iga metsloom ja iga täheke tundis midagi, mis muutis nende radasid ja südameid. Ja nõnda kõneles loodus oma tarkust. Julge vabaneda, ole aus enda ja teiste suhtes. Loo kindel kodu, uuri maailma teadmiste lainetel, hoia oma väärtusi, puhasta end üleliigsest ja usalda elu voolu. Ja kui mõni tee või õppetund tundus veel kauge või raskesti saavutatav, ei ole miski kadunud. Uue aasta tuuled toovad omaenda voolu, uue rütmi ja uued võimalused. Mõned lahendused ja arusaamad, mis 2025. aastal alles küpsesid, võivad ilmneda uuel moel
õrnemalt ja targemalt. Iga vool, iga tuuleiil ja iga valgusvihk kutsub meid jätkama oma teekonda, avastama uusi radu ja leidma omaenda sisemist rahu. Elu liigub oma muinasjutulises rütmis ja uuel aastal avaneb igaühele uus võimalus voolata julgemalt, armastavamalt ja teadlikumalt, nagu metsajõgi, mis leiab tee läbi kivide ja orgude, kandes meid järgmise seikluse juurde. Selline oli 2025. aasta kokkuvõte. Kui tahad kuulda, mida tähed veel pajatavad, siis anna mulle märku. Sinu tagasiside on mulle nagu väike tähevalgus ja võib-olla kohtume juba järgmises loos, kus tähed jutustavad edasi.